Kui ma seda saadet Dawn Challengeriga ette valmistasin, siis ma küsisin tema käest, et mida tema arvab elektriautodest. Selle peale vaatas ta mind imestusega ja küsis, tsiteerin, mis elektriautodest? Ma pole kunagi kuulnudki midagi sellistest, tsitaadi lõppe. Ehk et Challengeri plaan vaenlase vastu võitlemiseks on muidugi vaenlase olemasolu üldse mitte tunnistada. See on muidugi viinud aga ootamatute tagajärgedeni. Nimelt on sel sajandil taaselustatud Challengeri ligi 16 aastat väldanud elutee katkemas ja selle ajaga on ta figureerinud pea kõikides autosaadetes ja nüüd, kui tema elukünal on päris kustumas, leidis ta ka lõpuks aega, et külastada meie tagasihoidlikult naisluksele proovisõitu. Tere tulemast taas kord kaasa elama. Vanemate generatsioonid inimesed võivad mäletada Challengeri nimelisi autosid 1960-ndatest ja 70-ndatest, aga et ka mina sellest autost midagigi teaksin. Taaselustas Challenger 2008. aastal ja nende aastatega on läbinud ta vaid kosmeetilisi uuendusi, kuid minu hinnangul pole tema disain mitte põrmugi vananenud, sest et koosneb see ju mehisusest ja maskuliinsusest ja need kaks asja ei vanane ega muutu absoluutselt mitte kunagi. Tema ees olev iluvõre ja kõik on olema täiesti funktsionaalselt, et jahutada neid suuri mootoreid, kuid paraku on need vaenlased, kelle olemasolu Challengeri ei tunnista, jõudnud ka tema koduõuele ja lühisesse löönud tema konveieri juhtmed. Nimelt lootis Dodge, et järgmise põlvkonna Chargerit teha vaid elektrilisena. Õnneks võitlesid sellele tulihingelised Dodge'i fännid kõvasti vastu, mis ja see võitlus kandis ka vilja. Nimelt lubas Dodge siirduda ka uue Chargeri mootori ruumi vahele, paneb vanad head sisepõlemismootorid, kuid mis saab Challengerist, seda ei tea. Hetkel suundub ta tagasi ajalukku, kuid sina saad suunduda koos temaga sinna, sest et hetkel saad sa teda veel osta ükskõik millises versioonis. Tagasruumi mahub talle 475 liitrit, isegi tagaistujatel on jalaruumi ja pearuumi isegi piisavalt. Dodge ütleb, et sinna mahub 3 inimest, aga reaalsus ütleb, et ikkagi 2 inimest. Sees saab talle 8,4 tollist multimeediasüsteemi ruumilise navigatsiooniga ja Alcantara nahksisu või Napa nahksisu. Mootori valik on justkui hevimehele, nagu ta oleks seonud paradiisi, sest et see algab 3,6 liitrise vabalt hingava V6 Pentastari mootoriga, millel on 300 hobujõudu. Varustatakse ta 6-käigulise manuaali või 8-käigulise klassikalise automaatkäigukastiga. Siis on olemas tal 5,7 liitrine V8 mootor, vabalt hingav 380 kilovatti. Kõike seda troonib 6,4 liitrine vabalt hingav Hemi 485 hobujõuga, kuid veel hullem on helget kõrgukass, millel on 6,2 liitrine V8 mootor, millel on 2 turbokompressorit, mis pigistavad välja 502 kilovatti ja 700 hobujõudu. Saad valida, kas see mootor töötab 500 või 700 hobujõulisena. 0-100 jõuab see elukas 3,9 sekundiga ja 0-200 10,9 sekundiga. Ja tarbib ta kütust 18 liitrit 100 ja kui sa selle Hellcati mootori endale ostad ja õige pea loed sa uudistest, et nafta maavarad on hakanud hirmsalt kiiruga otsa lõppema, inimkond otsib meeleheitlikult uusi nafta leiukohti, siis võiksid sa endalgi vähemasti natukene süüd tunda. Tema hinnad on kuskil 50 ja 100 000 euro vahel ja uurida saad lähemalt sa Ameerika autost. Selline on aga Dodge Challenger, mine ja kirjuta tema ajalugu veel natukene paremaks ja ostad endale. Selline oli sellekordne naislukselu proovisõit. Meie kohtume juba nädala pärast teiega, püüdke sõita turvaliselt. Seniks kohtumiseni.